Hei, on Ette siin ja tundsin vajadust tõesõnum teha. Ja tõesõnum teha kõikidele neile, kellel on sünnikaardis väga tugevad siis Jupiteri või hamburi mõjud. Ja miks ma valisin just selle märgi või kuidas ma üldse selleni jõudsin? Ma jõudsin selleni, sest mul endal on tugevad hamburi ja Jupiteri mõjud kaardis. Ja ma tajusin, et see õige aasta kõikide nende inimeste jaoks, kellel on tugevad Jupiteri või hamburi mõjud, et see aasta algab alles juuni lõpus, ehk siis 30 juuni läheb Jupiter uude märki lõvisse terveks aastaks ja sealt algab uus aasta. Et praegu, kui te olete, ma ise olen tundnud vähemalt seda, et praegu, kui te üritate nagu kuidagi suruda või survestada seda protsessi, mis peaks nagu tulihobuse aastaga aktiveeruma, üritate seda protsessi kiirustada, siis see ei õnnestu. See ei õnnestu sellepärast, et Jupiter pole märki vahetanud. Ja ühtlasi tähendab see seda, et see aasta, mis on olnud, on hästi palju tõde esile toonud. Eelkõige kõik, mis puudutab nagu hingelisi aspekte, mis puudutab tundeelu aspekte, mis puudutab võib-olla ka mitme tõe samaaegset tunnistamist. Et see, mis mulle on õige, on võib-olla kellelegi teisele vale ja see, mis mulle on vale, justkui on kellelegi teisele õige. Ja arusaamist sellest, et suures plaanis meil kõikidel on mingid omad tõusud ja mõõnad ja see, kui meie näeme asja kusagilt ja ookeani põhjast, see on üks pilt ja kui me tõuseme pinnale, siis surfates on hoopis teine pilt. Ja kumbki pole vale ega õige, lihtsalt nad on erinevad. Ja siinkohal siis vaatamegi, mis on see tõe sõnum. Ma tunnen, et viimased 7 aastat on teatud energiat üritanud teha nagu kõik selle jaoks, et ma Jumala eest ei räägiks, et ma ei väljendaks ennast, et ma ei kasutaks oma seda tõe tšakrat. Ja ma tunnen, et see on, et ma olen tulnud siia selle jaoks, et jagada motivatsiooni ja inspiratsiooni ja valgust rasketel hetkedel. Et see on see, mida ma teen ja millegi pärast keegi või miski on tahtnud seda, et ma ei teeks seda, et ma lõpetaksin selle tegevuse ja ma olen uskuma jäänud seda, et ma ei peaks äkki kasutama kaarte, ma ei peaks äkki rääkima lugusid ja see on olnud nagu niivõrd raske lahing teatud mõttes võib öelda vist, et asi, mis on minu jaoks saanud ülimalt selgeks, ma olen seda varasemalt ka jaganud, et 2025 aprill toimus valiku tegemine või valiku koht inimkonnale ja inimkond jaguneski 2. Ja ta jagunes 2 selles osas, kes tahavad mängida neid nii-öelda egomänge, manipuleerida, elada nagu valedes, kehastada manipulatsiooni ja neid, kes ei soovi seda teha. Ja kerge, kas nüüd on just kergem egomängu mängida, ei saa seda öelda, aga mingis mõttes see egomängu mängimine nõuab, mida ei nõua, aga ta baseerub vähesel teadlikkusel, ehk siis mida teadlikum on inimene, seda vähem ta enamasti nagu suudab egomänge mängida. Ja seda keerulisem on nagu seda võib-olla leida ka kaaslasi, sest mina tunnetan, et mida enam mu teadlikkus on kasvanud, seda vähem on inimesi, kellega ma seda jagada saan. Ja ma olen palju inimesi oma ringkonnast kaotanud, mitte surmale, vaid lihtsalt erinevatele teadlikkuse tasemetele. Ja ma arvan, et siin ongi see, et siin ei ole üldse pikka juttu vaja, et siin on vaja tõe sõnumit hamburitele ja jupiterlastele.
siin ladumises on hästi palju kergust. Et ta on hästi kerge energiaga, nii et nagu see koht, kuhu sa oled välja jõudnud või mis sa oled nagu kus sa praegu oled, on kerguse koht. Kerguse koht on jõukoht ja ta on tasakaalu taipamise koht. Tasakaalu taipamise koht. Et kui sina oled võib-olla ka, ma tunnen, et sa oled selles mõttes oma pilgu poolest, et su pilk on mõõkade kuninganna. Et su pilk on nagu, sa näed nagu asju mäe tipust või laineharjalt, et kui sa oled, kas sa oled nüüd sügavuses käinud või kui sügaval sa oled käinud või kus aukudes ja orgudes sa oled püherdunud, et sa kuidagi tuled nüüd sellesse kohta, kus sa näed suuremat pilti. Ja mulle näib, et see suurema pildi nägemine tegelikult aitab sul mõista, et kui sa ei oleks, kui sa kujutad ette, et sa oled mäe tipus, et kui sa ei oleks sealt orust läbi käinud, siis sa ei oleks sinna tippu jõudnud. Või kui sa ei oleks kusagilt nagu pööranud, siis su ring oleks nii-öelda pikem olnud. Et kui sa vaatad lennukist või kusagilt kõrgusest alla mägedele ja sa näed seda, kuidas mingisugune maantee on rajatud, siis sa saad aru, miks ta niimoodi rajati, et miks ei rajatud sealt, kus sa võib-olla tahtsid minna. Et ma tunnen, et sul tekib nagu suur pilt või suure pildi nägemine väga tugev ja sa saad aru, neid tasakaalu elemente on siin palju, et siin on tasakaal nii-öelda selle tumeda ja heleda või õigluse ja ebaõigluse vahel, loomaliku ja inimliku vahel, mehe ja naise vahel. Et ma tajun ja siin on ka veel, siin tuleb see lovers card ka veel on ju mehe ja naise nagu energiat. Et ma tajun siin ma tajun nagu tasakaalu jõudmist või tasakaalu punkti jõudmist. Et sa saad aru nagu mis poolel või kus poolel sa olla tahad, kus nii-öelda mis on sinu jaoks nagu tasakaalus, sest kui sa mõtled elu peale kui jalgratta peale, siis jalgratta peal saad sa sõita ainult siis, kui sa oled tasakaalus, ehk siis sa liigud ainult siis, kui sa oled tasakaalus. Ja mulle tundub, et sa mõistad nagu väga hästi seda, et sinu enda nii-öelda loomalik pool ja sinu enda võib-olla selline nagu tume pool, need, mis mingis mõttes välja tulevad, on ju. Et sa ei eita neid, aga sa tead täpselt, kus see piir nagu jookseb, et sulle on selgeks saanud mingisugused piirid, sulle on selgeks saanud, sulle on väga selgeks saanud, kust piir jookseb. Ja arvatavasti nii suhetes kui ka nagu rahaasjades kui nagu kõiges, et sul on mingi piiritunne tekkinud. Ja seal see ei ole eitus, see ei ole nagu oma varju eitamine või see ei ole, et see on elu jaatus, et jah, on loomalik pool, jah, on varju pool, jah, on ebaõiglus, jah, on õiglus. Ja sina tead, et mis sa tahad, mis on nagu sinu nii-öelda südamekutse või mis on sinu valgus, millest sa lähtuda tahad. Et sa lähtud oma südamest, sa tahad oma südames olevast valgusest lähtuda. Seal ei ole, sul ei ole, sa oled selles mõttes nagu nii puhas siin, et igatepidi sa tunned, mis iganes nii-öelda käänakuid ja pöördeid ja tõuse ja mõõnasid sa pole läbi teinud praeguseks hetkeks. Sa oled jäänud nagu see ratta otsa püsti, et see ratas ja see tasakaal jällegi, et igatepidi siit tuleb see tasakaal nagu nii tugevalt välja, et sa oled tasakaalus ja isegi kui on raske, et sul võib olla midagi, mis sulle põhjustab praegu raskust, see võib olla seotud sinu karjääriga, see võib olla seotud sinu tööga, see võib olla seotud sellise maise eluga nagu on ju, et see sauade 10 siin. Et ta võib olla selle raskusega seotud, aga ma näen seda, et see raskusega seotud või see nagu keerukus, mis siin välja tuleb, et ta on, sa ei võta seda raskusena,
või et sul on nagu see, et okei, kui ma pean minema, siis ma lähen või nagu kui on vaja liikuda, siis ma liigun ja ma olen siiani jõudnud ja ma tean, kuidas saab edasi nagu, et ma ju et nagu sa tead, et kui sul varasemates momentides on olnud valgus, mis on su teed valgustanud, siis seesama valgus kannab ka sind, et ta on nagu edasi, et mitte, et sa midagi minevikus väga analüüsiksid, vaid ainus asi, mida sa minevikust nagu vaadates, kui sa vaatad nagu tagasi, siis minevikku tagasi vaadates sa näed seda, mis on su teel olnud valguse allikaks. Ja sa tead, et kuna see on minevikus olnud, siis see tuleb ka tulevikus, et see on ka praegu hetkel nii-öelda olevikus, et sa ise võid tekitada ka valgust seal, kus seda ei ole, ehk sul endal võib olla see võime nii-öelda valgustada või kui sa ise ei suuda seda valgust tekitada, siis sa leiad selle, et nagu valguse teema. Siis on ka müntide 2 siin. Müntide 2 tuleb välja, see on enamasti selline ka nagu, ma ütlen seda tasakaalu nagu asja tuleb siin nii palju välja, et sa lubad ka kuidagi verel voolata, mis see iganes ei tähendaks. Nagu see ei ole nagu kättemaks, see ei ole nagu kuidagi agressiivne vere voolamine või mingisugune ohverdus või mingisugune rituaal, vaid sa lubad nagu verele voolata, et kui me mõtleme verest kui elujõust, on ju, et ta võib olla nagu elujõu nagu voolamine ja võib-olla ka mingisugune viimane nagu puhastus või viimane nagu vereliini puhastus, suguvõsa liini puhastus, et mingisugune nagu puhastuse element on siin nagu, et mingi asi puhastub sinus. Ja ma tajun siin karikate rüütel. Karikate rüütel, siin on see, et see, mis puudutab inimsuhtlust ja inimsuhteid, et sa nagu kõikides valdkondades ühendud või ühined sellega, millel on essents või millel on nagu olemus, et millel on jõud, mis nagu kannab, et nagu selline viljakus või potentsiaal ja oskus ka seda nagu teostada, et see ei ole lihtsalt see, et sa oled puhtalt potentsiaali peale välja, et mingis mõttes sind nagu ei huvita sind ei huvita nagu pealiskaudne žest või mingi pealiskaudsed sellised fassaadi nagu elemendid või et keegi on ilus ja tore ja ma ei tea, ma isegi ei oska seda näidet tuua, et ma näen nagu selles, ma ütlen, mida ma näen selles karikate rüütlis, ma näen selles karikate rüütlis teatud sorti pealiskaudsust, et kuigi tal on siin lilled, kuigi tal on siin nii-öelda sõnumid, kuigi tal on nagu ta valmistub siin mingit sorti piknikuks, on ju, ja siis on nagu see valge hobune, prints valge hobusel, et sa ei lase ära petta ennast enam välisel fassaadil, võiks öelda, et sa jääd truuks sellele armastajate kaardi nagu sügavusele. See tuleb siin välja, et see sügavuse taju ja sügavuse tunnetus, et sa, siin on mingid lood teiste inimeste kohta tulevad veel välja. Et kuidagi ma näen seda, et ma näen nagu sinu viljakust, seda kandvat nii-öelda pinnast või pinnast, millest saab võrsuda elu ise ja see turvalisuse tunne ka läbi mateeria, läbi kehatunnetuse, läbi nagu reaalse mateeria katsumise, et ma näen seda siin, aga siin tahavad kaardid rääkida või see, mis siit tahab välja tulla, see on kuidagi seotud mingite teiste inimestega, mingid teised inimesed, ma ei tea, mis need teised siin on, aga vaatame. Eelkõige ma tajun seda nii-öelda teist inimest siin karikate rüütlis ja ma tajun seda ka sauade kahes, et ma tajun neid, et need on nagu teised. Okay. Vaatame, mis siin see tõe sõnum on, mis tahab teiste inimeste kohta tulla. Miks need teised siia tulevad välja?
väga kummaline. Teised. Oh jah, see on nagu ma ütlen, et see on selline fassaadi energia või inimesed, kes elavad kes nagu elavad ja ei ela ka, kes on nagu fantoomid. Ma ei tea, mis see tähendab nagu fantoomid. Tähendab, ma tean, mis fantoom tähendab, aga ma ei oska seda mõistet dešifreerida praegu, et ma ei tõlgenda seda lahti. Nagu fantoomid. Fantoomid. Fantoom on keegi, kellel justkui on nagu mingi... Ma ei hakka seda tõlgendama, sest ma ei tea seda. Aga ma näen siin seda, et sina oma rõõmus või oma tähistamises või oma nii-öelda vundamendi rajamises sa oled õnnelik. Et see on päris rõõm, see on päris tähistamine, see on päris tants, see on päris laul, see tuleb sinu olemusest. Ja siin on kuidagi neid ekslevaid või seda ekslemist su ümber, et sul on inimesi, kes su ümber ekslevad, kes ei tea oma teed, kes nagu tunnevad võib-olla isegi seda, et nagu sinu rõõm kuidagi põhjustab neile südamevalu või sinu nagu vabanemine või sinu nagu kuidagi nagu jah, et sinu juured on või et sa oled nagu oma juured põrgu piinale või põrgulikele valule nagu, sa oled käinud seal põhjas ära nagu ja sa nagu ka tead seda, et enam hullemaks minna ei saa või kuidagi, et enam hullemaks minna ei saa. Et sa oled nagu läbi teinud ja mulle tundub, et see on kellegi teise kord, nüüd on sinu kord. Nagu, okei. Ja siin on päike ka, et see on kuidagi, päikeseloojang võib olla sinu jaoks oluline, nagu või õhtused tunnid või päikeseloojangu ajal. Ja ma tajun siin seda, et siin on jällegi, et siin on need inimesed, kes on oma fassaadis või fantoomis või kuidagi see fantoom inimesed nii-öelda, tulevad siin välja sellistena. Ja siis on inimesed, kes pakuvad kasvu. Et see keiser ja karikate kuningas on inimesed, kes on nagu oma juurtes kindlad, oma olemuses kindlad. Nad on paigas omadega. Selles mõttes paigas, et nad on oma nagu kehas kohal, nad on oma füüsises, nad on kohalolus, kõige õigem vist öelda, et nad tunnetavad nagu seda mateeria, et neil on mateeria ja energia või mateeria ja hinge ühendus, et nad on olnud keemilise protsessi läbi teinud, nagu sinagi oled, et see on mingi selline nagu tugevus, mida ma tajun sealt. Aga vaatame, mis on veel siin, mida võib-olla kaardid siis tahaksid nagu, kas siin on midagi, mida tahetakse veel öelda, kas kellelegi veel on mingisuguseid sõnumeid. Tundub, et ei tule rohkem midagi. Aga mul on veel jätkuvalt 2 naist, kellele ma pakun vaatlust soodushinnaga 50 €, mis tähendab seda, et kui sa tunned, et sa oled olnud mingisuguses mustris pikka aega, sa ei ole sellest välja saanud, sa ei tea, mida teha ja sa tahad, et keegi kõrvalt vaatleks ja ütleks, milles on asi või mida kõrvaltvaataja näeb, siis kirjuta mu Facebooki lehele, Facebooki lehekülg on siin all ja ülejäänutele kõikidele soovin kõike head, olge tublid, näeme, kohtume. Edaspidi ma arvan, et ma jätkan tõesõnumite tegemistega, et see võib-olla ongi see, milleni ma pidin välja jõudma. Vot nii. Ja teie ka, amburid, jupiterlased, hoidke oma tõde au sees ja säramas. Tšau!